Ma pole see mees, kes istub BMW-s, vaid karjub teelt eest, vaid olen see mees, kes seisab pundiga sul teel ees. Polegi miskit teha, kui sa polegi miskit teinud ja meid tulegi vissit ära, sest oleme lihtsalt täis, me istub pööningul ja vehkle. Me löögirühm on ehtne, teeb lükkeid, me võtted, need ületavad tõkked, kõik mõtted, mis mõtlen, mis ütlen, ei kõhkle, vaid tõtmes. Räpinguni lõpeb mul lõhk sees, ringi boorin, kõike proovin, suured on mu ambitsioonid, seiklus soovin, must ei hooli, olen pidevalt aktsioonis, kuula, mu flow on fucking tappev, näpud lakke, parim punt taas su makis, fuck yeah. Vaikus see haitub, ei hoia vaid suud, mitte midagi jätta tegemata, midagi lase raisku. Minagi olen maitsnud rikkus, samas kõrvale paiskunud vittu, aga elu on seiklus nikund, elagu tema mind on nikund. Valti siis ootab meid siin. On jõudnud järg teha uus aasta saade ja meil on hetkel külas taas kord Eesti kõige vihatum, aga samas ka Eesti kõige armastatum ansambel. Valti siis, tervist! Tere! Kui keegi näiteks on täiesti võõras inimene, ei tea räppist mitte midagi, siis mille poolest erineb Põhja-Tallinn kõikidest teistest Eesti räpi asjadest? Ma arvan, et just selle koosluse pärast, mis meil on, et ei ole siuke tavaline arvutibiidi värk ja tavaline MC, vaid on siuke naisvokaal ja mitu MC-d pluss bänd, et selle poolest ilmselt erineb kõige rohkem. Sa oled juba teinud projekte aastast vähemalt võib-olla 2000, eks? Et kas vastab tõele selline kuulujutt, et kui sa ei oleks läbi löönud Põhja-Tallinnaga, siis sa polekski enam midagi teinud? Jah, võimalik isegi. See oli siuke viimane proovikivi minu jaoks, et aastaid oli selja taga ikka päris palju, kus sai igast erinevaid projekte tehtud. Ja see oli siuke viimane asi, mis lõi läbi ja siin ma olen. Aga oma kõige metsikumates unistustes oleksid sa osanud arvata, et see läbilöök tuleb selline? Ei oleks, et ootasin midagi sarnast, mis 10 kuuega oli tegelikult, aga näed. Oskaksid sa äkki mõnele Eesti teisele räparile, kes on teinud ka vähemalt 5-6 aastat juba muusikat, aga seda niisugust läbilööki ei ole. Mis sa arvad, et mida on vaja selleks, et läbi lüüa? Ma arvan ikkagi, et tuleb lihtsalt teha seda, mida sa ikkagi tahad teha, et siin ei ole kindlasti mingit võlu, et nüüd sa pead hakkama mingeid asju järgima. Et teed seda, mis sa ise tunned, et on mõnus ja siis vaatad, kuhu sa jõuad sellega. Aga mis sa arvad, et kes on ikkagi eelkõige Põhja-Tallinna publik? Hällist Hauani. On väga palju on erinevaid süvaräppareid ja tõsipäid, kes väidavad, et Põhja-Tallinn ei ole kõige räppi asi. On sul neile äkki mingi mõttelõng? Ma ei tea, selles mõttes, kui me tegime siukest Põhja-Tallinnat, siis mis nüüdseks on õige asi, siis nagu tehti seda maha, et mida me teeme ja nüüd nad räägivad, et miks me enam siukest asja ei tea, mis me tegime. Minu arust ükskõik, mida sa teed, siis alati leidub neid vingujaid ja neid, kes arvavad, et see ei ole riil ja mis iganes. Aga ma arvan, et me ise leiame, et me teeme seda asja, mis meil meeldib, kus mingi kaugus. Põhja-Tallinn on riil? Meie jaoks kindlasti. Ma arvan, et ma ei tea, mis teeb riiliks selles mõttes. Kui sa oled mainstream, siis enam riil ei ole. Kui nii on, siis enam ei ole riilid, aga suveaeg on teil kõige kiirem aeg üldse. Et vastab tõele selline oletus, et kuu ajaga olete teinud rohkem laive kui enamus Eesti räppareid võib-olla oma karjääril? Ma ei tea, palju enamus Eesti räppareid on teinud karjääril laive, aga meil on olnud ühe kuu jooksul vähem vabu päevi kui kinniseid päevi, et seda selles mõttes jah, võimalik. Oleneb, kellest me räägime. Kas see Põhja-Tallinn on ikkagi üle Eesti armastatud igas kandis, isegi Rakveres, mis on räpi pealinn? Kas on ka mingi üks kant Eestis, mida oled tähele pannud, et no kurat ei toimi? Ma ei tea, selles mõttes me pole käinud Narvas ja Jõhvis, et ma ei kujuta ette, kuidas seal meid vastu võetakse, et ilmselt võivad olla vabalt need kandid, kus me võib-olla nii palavalt ei ole armastatud. Aga siiamaani ikkagi kõik kohad, kus me oleme läbi käinud, erilisi pettumust ei ole nagu pidanud, erilist pettumust ei ole miski koht valmistanud meile, et kõik on nagu väga hästi vastu võetud. Aga näiteks paljude räpparid ei tea ja kaasa arvatud mina, et teie lugusid mängitakse raadios väga-väga palju. Et kuidas Eestis see süsteem käib, et kas tõesti plaadifirma peab maksma peale või tutvused või lihtsalt
hea lugu ja mängitakse küll. Ma ei teagi, minu puhul sai see, või selle Põhja-Tallinna puhul sai pigem see alguse niimoodi, et kui meil mingid nii-öelda singli materjal tekkis, siis esimene raadio, kuhu me nagu saime saata, oli Raadio 2, no see on ilmselt kõikide artistide puhul niimoodi. Aga ma lihtsalt võtsin raadiokontaktid ja täpselt samamoodi saatsin lihtsalt kõikidesse raadiodesse ja siis tuli välja, et kõik hakkasid seda mängima ja ega mingit valemit seal ei olegi, et ma pidin kellegile maksma või paluma või anuma. Et pigem ikkagi tuli välja, et neile meeldis see ja siis nii ta läks. Edaspidi on juba lihtsam, et kui sa oled juba jala ukse vahele saanud, siis läheb edasi, saaga continues. Siis juba iga järgmine lugu on potentsiaalne hitt? No vähemalt see iga järgmine lugu võetakse vastu, et enam ei ole niisugust riskifaktorit võib-olla. On sul mingi üks Põhja-Tallinna lugu, mis on sinule südamelähedane surmani? Ma arvan, et see lugu, mis lähen ja tulen, et see tõmbas nagu selle rongi käima, et ma arvan, et see peab olema lihtsalt südamelähedane. Ma arvan, et kindlasti see ja kindlasti ka see, et Mupo tuli praegult peale. Mupo. Raadio 2 on Eesti kõige parem raadio. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Me sõidame loomulikult Jänesed. Ma tegelikult ostsin pileti esimest korda elus. Nii. Aga on väga palju endiselt neid tõsipea räppareid ja samuti muusikakriitikuid, kes ütlevad ikkagi, et Põhja-Tallinn on jama. Aga samas on väga-väga palju inimesi, kes väidavad, et seda ei ole. Kumma arvamus sind rohkem huvitab? Ma ei tea, kummagi arvamus ei huvita selles mõttes, et eks need arvamused jäävad ja need on, aga neid muuta keegi ei saa kunagi. Et isegi kui sa teed nende meele järgi nüüd midagi, siis see on ikkagi, sealt tuleb mingi uus arvamus välja. Et pigem on ikkagi tuleb lihtsalt teha seda, mis teha tuleb. Et elada. Ja oleme rääkinud, et sul on laive on väga-väga-väga palju. On mingi väga niuke veider moment sul laivis juhtunud, mida tõenäoliselt ei ole minul juhtunud? Ma arvan, et sa ei ole esinenud 40 ja 50 aastastele ülikonnas inimestele kuskil sünnipäevapeol, kus sa oled riides nagu räpparlikult veits ja nemad on kõik viisakad. Aga mis sa arvad, et kas need 50-60 aastased üldse Eesti inimesed mõistavad seda räpi asja või pigem nad ikkagi mõistavad seda laulu ja instrumentaali osa? Ma arvan, et tänaseks on juba see asi ikkagi liikunud nii kaugele, et inimesed hakkavad vaikselt mõistma seda räpi asja, ja võib-olla Põhja-Tallinna üks suur nagu edasilükkeid on ka see olnud Eesti räpile just, et me tegelikult tõime selle räpi veits lähemale inimestele. Et nüüd saavad ka siis nii-öelda nagu tõsipead, nagu sa räägid, need inimesed ka nüüd teha räppi, mida inimesed võib rohkem vastu võtavad. Et vanasti oli seda ikka päris raske läbi kuskil ajada, et nüüd nagu on meedias päris palju viimasel ajal just räpparitest räägitakse kui varem. Sa tegid ka lausa oma plaadifirma. Vastab see ka tõele? See vastab tõele, me tegime, jah. Kui palju on tulnud sulle taotlusi noortelt räpparitelt, kes sooviks sinna plaadifirma alla astuda ja kas üldse saab keegi sinna alla astuda? Taotlusi ei ole tulnud mitte kellegilt, sest ilmselt mitte keegi ei tea, et meil oma plaadifirma on. Me ei ole seda väga välja ka reklaaminud, et alguses see ikkagi oli suunatud rohkem Põhja-Tallinna tegevustele. Aga nüüd me vaikselt ikkagi hakkame selle peale mõtlema, et võiks ka teisi artiste sinna alla tuua. Aga eks tuleb ikka muusika pigem. Teil stuudios on mingi produtsent ka, kes suunab või on ikka puhtalt kõik teete ise? Ise ikka, et meil see inimene, kes on stuudios, see on meil ka helimees ja eks ta veits nagu annab nõu asjades ikka niimoodi, et kuidas mida teha võiks, aga eks ise peab ikka leiutama, mõtlema, et kuidas asi kõlaks. Aga mis sa arvad, miks on enamus Eesti räpparitel selline asi, et ei taha üldse fänne koguda? Ma ei teagi, et minu arust see on ka nagu, et kui sul on nagu mingi 100 inimest, kes sind ainult fännab ja pooldab, et siis lõppkokkuvõttes, kellele sa teed seda muusikat nagu. Et minust võiks ikka sinna poole minna, et leida endale mingi fännbaas. Näiteks meil suur papa näiteks tõmbas selle asja ka päris hullult käima ja ta sai endale päris palju fänne juurde, ma arvan.
et minu arust võiks rohkem kõik selle peale mõelda, et sinna teed liikuda, kui EHH foorumis lihtsalt oma juhusi jagada eluaeg. Tore noorte inimeste seltskond tuli välja tõdemusega, et meil on aega veel. Kategooria kõik ja Põhja-Tallinn. Eesti rahval ikka meeldib ka numbritest rääkida. Oskad sa öelda, kui palju Põhja-Tallinna plaat juba praeguseks umbes on müünud? Ma ei tea, no vana plaat oli meil 6500 oli tiraaž vist kokku lõpuks. Et see on, ma arvan, enamjaolt läinud. Aga uut arvanet ma pole veel saanud, aga ma arvan, et on ju nüüdseks juba mingi 1500 või võib-olla rohkem isegi on läinud kindlasti. Kus mu võti on? Hea küsimus. Ansambel Põhja-Tallinn tuleb kohale, siis mida tellija selle raha eest saab? Mida te kõik toote? Te ei tule ainult neljakesi kohale ja trummar ka hi-hatiga? Jah, meil tiim on tegelikult päris suur, et 10 liiget on vähemalt ja 2 autoga liigume tavaliselt. Tehnikaauto on 1, kus on siis kola kõik peal ja siis teine auto on bändiliikmed siis. Ja noh, tööd on ikka rohkem kui rubla eest, ütleme niimoodi. Kas see tervisele on juba hakanud? Ikka on hakanud. Mõnikord hakkab peale lausa. Nagu peale. Aga kui palju teile saadetakse näiteks uusi lugusid laulukirjutajate poolt? Neid nagu on tulnud päris palju, et aga millegipärast on kõik siuksed ma ei tea, ei ole väga vastuvõetavad asjad, et ei tahaks ennast siduda siukeste asjadega. Nagu see Elmar Hopi mulje on niigi külge jäänud juba, et siis jääks kindlasti, oleks tõepõhi ka all. Aga näiteks kui veel surm, see, kes oleks üks Eesti MC, kellele sa annad loa jätkata vähemalt 10 aastat veel? Genka. Il chill in Lasna hell. Ja. Kui sa tuled pikalt tööpäevalt koju, väga hilja, ja avastad, et bandemaik tõmbab sinu autol kojamehi küljest just ära. Mis sa talle ütled? Ma ütleks, et see pühi oma vaade puhtaks nüüd nendega ja näe asju laiemalt. Me saatel ei ole bandemaigiga midagi isiklikku, lihtsalt ta nimi kõlab hästi. Kas oleksid kurb, kui näiteks keegi Põhja-Tallinnast otsustab hakata tegema nüüd hoopis ise soolot? Miks? Me ei oleks kurb. Sest me oleks üks räppar juures jälle, sooloräppar. Sa oled sellist sarja näinud nagu A-rühm? Kes sa olid sealt? Ma arvan, et ma olin Hannibal. Kolonel. Tuletame rahvale meelde, et see saade on meie kõige tõsisem. Inimes võib viitsi planeedil maa. Pole mõtet ega võimalus peatada. Suuremad on üks elu mõte enne kui tee. Kas asjal on pointi ja on mõte on sees. See on viimane lubi. Karga. See on igavene uni. Karga. Vaba surma ei tee. Sa teed veel klassikalisi hip-hopi biite ka? Jah, ma üritan igast asju teha selles mõttes, et biitidega on jälle see, et ei ole mingit kindlat suunda, kuhu poole nagu minna, et sampeldad mõnikord, tuleb mingi sündiga vaja midagi klimberdada, midagi lahedat tuleb ja et ikkagi see, kuidas tuju on parajasti, mis emotsioon on, et Wild Disease'i soolo?
Ei tea. Ma olen mõelnud küll, aga ei ole jõudnud veel selleni. Tasuta andsin välja, kedagi kottinudki, mis ma ikka teen. On sul bändiga ka välismaa plaanid? Ehk kas siis on kavas sul ka proovida ingliskeelselt räppida? Jah, et seda ingliskeelset räppimist me oleme siin planeerinud, et mingi hetk peaks selle ette võtma. Ja välismaa selliseid esinemisi kuulsin, et New York oli huvitatud veel isegi mingist asjast see Eesti maja. Et mõtlesime käia läbi Ameerikas need Eesti majad, aga see on kõik siuke plaan, et eks näis. Teil on vänn juba olemas? Vänn on juba olemas. Üks samm on nagu Ameerika poole astutud. Te oletegi Eestis ainuke räpipande, kellel on oma tuuribuss. Jah, see on ka põhjusega, et põhijama oli kogu aeg selles, et pidime võtma rendibusse. Kuna me oleme sellised legendaarsed inimesed nagu alati, siis me ei jõua kunagi kuhugi, siis me alati me hiljaks ja meil on aega alati hästi vähe. Ja siis on nagu hea, kui meil on see buss endal olemas, sest et siis meil ei pea sõltuma sellest rendigraafikust ja tavaliselt iga kord me ei jää ööseks kuskile Eestimaa peale kondama, vaid tuleme hommikul Tallinnasse, siis autojuht tahaks ka magada, aga siis peab hommikul juba bussi ära viima. Egast 100 muret. Kui Wild on 67-aastane, näed sa ennast nagu Dr. Dre näiteks äkki produseerimas nooremaid kutte? Kui ma nii kaua elan, siis mine tea. Räpparid ja kipuvad ju noorelt surema, on see tõsi? No, Eestis võib-olla mitte, aga võib-olla kõik see elustiil, pigem just muusikud, et kõigile ütleb üles millalgi mingi asi. Muusikud joovad kõige rohkem Eestis? Peale kodutute küll, jah. Muusikud on kõige naistemaiamad inimesed Eestis. Ma olen ka aru sellest saanud. Kas sa mängid mingit konkreetset instrumenti samuti? No, selles mõttes, et antikammiste tasemel klahve ma ei mängi, aga ma oskan nendega ümber käia, siis ütleme niimoodi. Sa oskad vajutada ühe sõnaga neid? Ma oskan jah, õiget nooti vajutada kui vaja. Aga kui näiteks üks vana inimene praegu vaatab seda saadet täiesti juhuslikult lambist guugeldas ja sattus siia peale. Mõtled, mis kuradi see räpp siis on? Mis asi see räpp siis on nagu? Räpp on üks muusika osa. Aga kas räpp ikka on muusika? Praegu üks vana 49-aastane pereisa ütleb, aga see räpp pole ju mingi muusika. Loed sinna rütmi peale mingit sõnu ja ongi kõik. On see nii lihtne või? No kui ta viitsib süveneda ja kuulata, et mis selle loo tagamaad on, siis ja sellest aru saab, siis võib-olla see tundub isegi muusika. Mona Lisa pilt on ka ju ainult üks naise pilt. Aga mis sa arvad, kuhu Põhja-Tallinn edasi areneb veel? Aitäh. On mingid dubstepi plaane, no midagi niukest ajuvaba? Ma arvan, et kuna hetkel ikkagi veel ei ole ju seda konkreetset žanri, kuhu meid paigutada, siis meil ei olegi hetkel nagu vaja areneda, vaid pigem on vaja meile leida žanr, kuhu meid paigutada. Mis sa arvad, mis juhtuks Põhja-Tallinnaga siis, kui näiteks kui näiteks Pundist lahkuksid sina, Kenny ja Fate? Et mis siis juhtuks? Siis see ei oleks Põhja-Tallinna, sest et ainukesed inimesed, kes seal elavad, siis lahkuvadki sealt. Siis oleks Kerli Kivilaan and the band. Aga nende geniaalsete refräänide taga reeglina oled sina? No, olen süüdi vist jah praegult. Teil on ka Erik Kommiste ansamblis. Kuidas te üldse selle kombo kokku saite? Oli see juhus? No see oligi see, et me otsisime eelpool räägitud siin infofestivalile bändi, et live-bändi, et mõtlesime, et iga aasta on tehtud nagu seal nagu üles astutud, aga kuidagi endal tundus see juba kuidagi igav, et tahtsime mingit uut lahendust nagu. Ja meil olid mingid lood siis olemas Põhja-Tallinna nime all ja
lasime siis Eerikule neid kuulda prooviruumis. Ja siis tüübile meeldis, ütles, et why not, et teeme ära, ajas mingid oma sõbrad kohale, trummar ja bassimehe ja tegime veits proovi ja läksime, tegime ära ja pärast seda kuidagi tundus see asi nii võimas ja lahe meil enda jaoks, et seal ta nagu jäigi nagu bändiks. Ühesõnaga ei olnud mingite kavalate produtsentidega poolt kokku pandud projekt, vaid ikka loomulik? Ikka loomulik pigem. Kas sa müüksid Põhja-Tallinna ära mingile suurele plaadifirmale? Ma ei tea, kui suur ta on oleneb. No ikka päris suur, et rahad saate ilusti kätte, kõik on timm, tees tehakse kõik ära, lugusid hakatakse kohendama vastavalt maitsele ja mitte teie maitsele, et müüksid? Ma ei tea, esialgus see mõtlemise järgi tähendab ei müüks, aga selles mõttes kunagi see ei jääb mitte millegile, et see elu näitab täpselt ära, mis on õige, mis on vale. Aga esimene idee oleks, et ei müüks. Põhja-Tallinna läbilöögi hitt oli Lähen ja tulen. Mille järgi, omavahel rääkides, te ikkagi valisite naislaulja? No, tegelikult paljultki ikkagi sellepärast olen ausad, et ta pidi oskama laulda, sest et... Välimus lihtsalt joppas. Jah. Et kui laulda ei oska, siis on väga halb, siis sul ei ole mõtet võtta neid projekte on, ma arvan, nii palju tehtud siin Eestis, kes laulda ei oska, kes pannakse stuudios laulma, et aitab küll sellest jamast. Sa üldiselt Eesti popmuusikat oled hakanud taluma rohkem või on ikka endiselt need vanad räppari suhtumised, et fuck that shit? Ei, enam ei ole neid. Et olen ikkagi hästi laialt hakanud muusikat kuulama igalt poolt ja igast žanrist, et see nagu arendab ennast hästi palju ja aitab ka endal muusikat luua võib-olla paremini ja kindlasti need ajad on ammu möödas, kus ma ainult räppi kuulasin. Ja praegusel hetkel on väga kuulus selline saade nagu Sinu nägu kõlab tuttavalt, et ei ole selline asi kellelgi veel meelest läinud ära, et sa olid Eminemi mitte väga väike, vaid tohutult suur fänn. Mis sellest teie omavahelisest suhtest tänaseks on saanud? Ma ei tea, ma olen siiamaani ikkagi veel kursis tema tegevustega ja minu arust on ikkagi praeguseks juba päris legendaarseks õnneks saanud, et üldse maailma räpi ajaloos, kui nii võib olla. Et see on ainult ju hea, et ta siiamaani suudab seda teha. Mis muusikat sa kuulasid enne seda, kui sa hakkasid hip-hopi kuulama? Mr. Happymani. Kas sinu elu on rock'n'roll? Rap-n-roll on minu elu. Sa oled ju nüüd ikkagi tuttav paljude Eesti staaridega. Kas Abrahami väide, et Ott Lepland tarvitab kokaiini, vastab siis tõele või mitte? Ma ei tea, ma ei ole
ma pole temaga vast teinud. Et jah, ei oska öelda seda. Aga kas see muusiku elu ja niuke ringi rändamine ja möllamine on ta siis nii roosiline, kui tundub või mitte? See on nii ja naa, mõnikord on väga huvitav ja tore, aga mõnikord on väsitav ja siis kui see hetk on, kui väsitav on, siis nagu siis tekib siuke tunne, et tahaks ikka koju saada, et ei viitsi enam passida sinna ja aga muidu on huvitav, no. Kas su vanematele meeldib see, mida teed? Jah, isegi meeldib, et pole ära põlanud veel. Ema ei ole soovitanud, et ära ikka neid roppe sõnu nii palju kasuta? Ma ei kasuta eriti palju neid. Aga ta andis soovituse mul kunagi need laiad riided ära unustada. Kitsad riided ikka? No mitte nii laiad võib-olla. Ema ühesõnaga soovis, et sinust saaks niuke spandeksi mees. Klubi ass. Ei. Mis on kõige ajuvabam koht, kus sa oled esinenud? Ma üks ajuvaba on, aga tuleb jälle meelde see Kiili noortekeskus, kus oli maas oli siuke vaata need mingid laste mänguvaibad on, et kus mingi saad autodega sõita ja igast mingid asjad. Mu väiksena oli see mu üks unistuste vaipu. No võt, kõigil meil oli. Aga jah, siis me olime seal vaiba peal ja siis natuke eemal olid siis mingid noortekeskuse siis nii-öelda külastajad. Ja siis andsime seal mingit laivitaolist asja, mis iganes taga ei olnud. On teid kunagi laivis korraldajate poolt ka tillistamatud? Jah, siin on tekkinud juhuseid, et makske võlad ära raisk. Oled sa tähele pannud oma bändi kaaslaste juures sellist asja, et egod on tõusnud? Ma ei tea, et kui sa ise seal nii sees kogu aeg oled, siis võib-olla see on nagu kassipoeg, kelle võtad, siis sa ise ei märka, et ta kasvab kogu aeg. See, kes 2 kuu tagant külas käib, saab aru sellest, aga ise nagu ei pane niisugust asja tähele, vaata, et sa oled kogu aeg seal teemas sees ja siis sa lihtsalt oled harjunud kiirele. Ühesõnaga kambaga saad endiselt väga mõnusalt läbi? Jah, siiamaani oleme hakkama saanud. Aga kui palju teil, kas teil on see hierarhia paigas loo valmimisel, et järsku need Ken ütleb, et kurat, see refrään ikka ei toimi, siis ikka käib tuline vaidlus või sina liidrina ütled, et ei, see töötab ja kõik? Vaidlusi on palju jah, selles osas, et stuudios istudes me kogu aeg vaidlesime, et kuidas see lugu paremini võiks kõlada ja mida ja kuidas võiks olla, aga no eks need kuidagi lahenevad lõpuks niimoodi, et tekib mingi see kuldne kesktee ikkagi, kus kõik lõpuks on, no jah, las siis jääb nii raisk, nii muud varianti ei olegi. On seda, kui sa seda vana albumit ise ka veel tõenäoliselt ikka vahest juhuslikult autos kuulad, on sul mingid niisugused momendid, mida sa vaatad, et kuidas see nüüd küll niimoodi jäi? Jah, mul on palju neid momente, et see eelmine materjal on võib-olla hästi palju siuke kvaliteet ja võib-olla siuke, ma ei tea, kas kiirustamine, aga võib-olla siuke läbimõtlematust on nagu palju, et praegult mõtled ja näed neid asju hoopis teisiti, kuidas oleks saanud neid asju paremini teha, noh, eks need on alati, noh, teed mingi loo ära, siis mõtled 6 aja pärast, et fuck, see oleks hoopis teistmoodi pidanud olema. Aga noh, tasub usaldada seda tuju, mis sul hetkel on, on ju? Jah, et see ongi siuke etappide järk või perioodide värk, et Miks on niimoodi, et Põhja-Tallinna sõnad on mõistlikud, aga enamus Eesti popmuusika sõnad on labased? Kus see nagu vahe tuleb? Miks? No kindlasti see tuleb sealt, et paljud Eesti popmuusikud ei kirjuta endale ise sõnu ja nad lihtsalt laulavad seda, mida kirjutab siuke vanakooli vend, kes on aeg kirjutanud neid sõnu ja see produusser siis kirjutab üle türri? Ma ei tea, võib-olla ta vaated on lihtsalt juba nii aegunud ja need on nii ära juba läbi lauldud, et need ei olegi siiamaani muutunud ja siis see võib-olla ongi põhjus, miks see kõlab nagu veits imalalt, sest et ma ise ka kuulen mõnikord mõtlen, et miks keegi ei kirjuta normaalset sõnu nendele popmuusikutele, et tegelikult kui lood isegi head, siis eks seal on lihtne põhjus, et lihtsalt ei oska, ei tule. No jah, see võib olla see põhjus. Ja lähen trammist välja nüüd. Kui läheme trammist välja? Kus karu perses me nüüd oleme? Kopli liinidel.
Oh shit, nüüd oleme Koplis. Ja meil auto on Kopli alguses. Vittu. Tunnen ennast siin Põhja-Tallinnas koduselt. Kopli liinidel oleme muide. Selles mõttes, et ma pole vist oma elu jooksul kunagi niisama siin hängimas käinud lihtsalt vabal ajal, et minu kodukant jääb ikkagi veits sinna poole. Üks vene tüüp karjub, et ma tooks mikri talle. Ma lähen Wild Disease'iga, me oleme siis tänaseks lõpetanud, aga nagu te kuulsite, pole karjäär lõppenud veel kaugeltki. Nii et vihkajad, tuleb teil veel kannatada, armastajad, saate veel. Keskmiselt ühel edukal Eesti räpi laulul on umbes nii palju vaatamisi YouTube'is. Aga mida toob tulevik? Fläger och stod till fly, eid odi aine, hei est odi airen. Te olete kursis, et on olemas selline asi nagu Eesti räpp, eks? Äkki te saaksite anda Eesti räpparitele ühe väikse nipi, kuidas oma diktsiooni teha perfektseks nagu teil? Laula, lihtsalt laula. Kogu aeg laula, hommikul tõused, lähed autosse, laulad, leiad sobiva muusika, laulad. Mina, kes ma laulda ei oska, ma ikka teen seda, see aitab. Ja kõva häälega? Ja kõva häälega loomulikult. Kui lähedased ütlevad, kui lapsed ütlevad kodus, ole hea, ära laula, ära kuula, ikka laula. Loodan, et sa said selle. Kes sai mille? Me oleme siis siin hetkel uusaasta peol, et kas 2013 oli Põhja-Tallinna aasta? Tuleb välja, et oli. 2014 on ka tulemas, nii et mine tea. Paljud spekuleerivad, et enam 2015 ei ole. Mis sina neil ütled? Oodake, nuubagadi. Et me vaata, ma räägin ühe saladuse välja. See saade lindistatakse 6 aega varem juba. Me saates niisuguseid trikke ei tehta. Kas vastab tõele, et peaaegu oleks Põhja-Tallinn saanud omale mustanahalise laulja? Jah, ta praegult on laval isegi. Et väga napilt läks. Ma ei uskunud kunagi, et olen täna siin, kus Viiku lehtedel ainult unistasin, kulutasin tinti lugudele, mis ei sahtli, vaatasin teisi lavadel, kus ise olla tahtsin, see oli kõik unistus, mis sai teoks, unistus, et ma ei peaks sööma teiste peost, vaatasin paljudel üles, kellel vaatan nüüd silma, austan ikka veel neid, kes mind enam ei hinda, käisin pea laiali otsas, uskusin kõike, siis tegin elus suure kõrvale põike, tegin tüüpidega seda, mis meile tundus õige, seda, mis lõpuks puhkeski õide, siin kohal tänan kõiki neid, kes tõestasid võimeid, et keegi muutuks uhkeks, et läbi lõime. Ma tean, et elus tuleb palju kaotisi ja võite, tähtis, et ei unustaks, kellega koos võitled. No leevaga nogedenile selle iludro, kes on haraf haveja. Viimaseks hetkeks kasutaksimegi ja kasutakski seda võimalust, et öelda teile nägemist oli äge vist. Aasta oli 2013 ja me oleme elus. Samamoodi olge teie nägemist. Ciao! Ja ma loodan, et mõni meist jõuab ka elusalt aastasse 2014. Yes. Ciao! See oli Põhja-Tallinn. Wild Disease. Pumpus. Pumpus. The thing stands. Cause I'm only a G though. But I'm only one man. Things are going on in my life. Wally Pug on them surround the dog. Feds them trying to put me up in the jailhouse while I'm trying to put a fool in a mug. Too many things going on in the grime scene, but it's like nobody not talk. Any one of them fools violate. I'll be dressed in black outside of your blood clot yard. Too many things going on in my life.